Tiitajad, mis on vabatahtlike juhatuse liige. Vaikselt vean seda asja edasi siin. Mehi on meil palju, koolitatud mehi on lausa 21 tükki. Pihta hakkasin selle asjaga 2009. Suur eestvedaja Madis Soesso, kes on praegu Vastsena päästekomando meeskonnavanem. Tema küll taandus siit, kuna ta kolis natuke eemale elama, aga on ka suht aktiivne liige meil. Kui mina küsin vahepeal, ma annan sulle jutuleti see, et ütle Tallinna meeste jaoks, kui kaugel me praegu Tallinnast oleme? Kui võtta nüüd linnulennut või maanteed pidi Tallinnast, siis me oleme 300 kilomeetrit täpselt pealinnast. 300 kilomeetri kaugusel? Just. Ja lätlased on kui kaugel? Ja lätlased on meist 6 kilomeetri kaugusel. Ja venelased on 8 kilomeetri kaugusel. Siin väga nurgas oleme. Kuule, aga kui on juba suurte rahvuste ülesloetlemiseks läheb, kui kaugel on saarlased? Saaremaale on meil circa 400 kilomeetrit. 400? Hiljuti Leisi foorumil käisite, palju spidomeeter näitas siis? 460 oli sinna, teile 460 tagasi. Misso vabatahtlikele lähim kutseline üksus ongi Vasselina? Vasselina. Ja see on siit kui kaugel? Kui sõita maanteed pidi, siis on ta 22 kilomeetrit, saab ka otse kruusateed pidi. See on siis 19 kilomeetrit, aga ajakadu on ikkagi suurem kui sõita asfalti. Lähim vabatahtlik teine järgmine on siit? Suhka. Väle. Ja tema on? 14 kilomeetrit. Ja kui on vähe suurem, ütleme, tulekahju siin piirkonnas, siis tulevadki kutselisest tuleb Vasselina ja... Vasselina ja Võru. Võru. Ja vabatahtlikest? Ongi Suhka ja meie. Aga pärast Suhkat järgmine vabatahtlik on juba? Rõuge. Rõuge. Ja Rõuges on siit 30 kilomeetrit. Auto, mida me praegu vaatame, see on nüüd pärit kust? See auto on pärit Päästeameti, kes ta oli kunagi Vasselina esimene põhiauto. Kuni 2009. aastani, siis saime ta endale. Selles mõttes, et ta on küll valla nimekirjas või valla arvel ja rendil meie käes. Aga kui sa ise oled Vasselina kutselise üksuses tööl, sa oled ise selle autoga võidelnud ka? Selle nädalalt alustasingi esimesi väljasõite. Aasta oli siis? 2000. 2000. Ja kui kaugel see sild on käinud siis? Vist on ikka Võru on ikka põhiline olnud, aga ega sellega vist väga kaugel ei olegi käinud. Võrust, Võru õndrus veel lisaks. Aga nüüd, Misso ei ole käinud üle piiri ju kustutamas? Ei. Aga sa Vasselina alt? Ei ole käinud. Ei ole ka käinud. Ja siin käinud küll piiri ääres ja oodanud, kuna tuli tuleb. Nii? Aga tuli ju Eestimaale jõudnud, et venelased on maha võtnud selle. Siis kulupõleng või metsamaastiku põleng? Kulu. Okay. Ja Vene pool võitles ikka sillidega? 66 ja sild. Saite vähemalt lehvitada ka või? Jaa, me võime rääkida. Aga tunned ka muidu, aga näiteks Läti poole peal, kus lähim kutseline või vabatahtlik üksus on? Järgmine ongi Aluksne. Ja siit on Aluksnes 32 kilomeetrit. Ja Vene poole peal on Pihkma? Kus see jääb vastuse võlgu, ei tea. Ma arvan, et Petseri... Riigi saladus? Petseri ma arvan, aga seal niisugust asja ei ole nagu vabatahtlikud. Ma arvan nii, et ei ole, et ma ei tea. Seal on garnisoon. Aga see sild oli Vasselina kutselisse üksusse uhi uuest peast või? Kusjuures minu arust see tuli ühingust, Võru tuletõrje ühingust anti see siis Päästeametile. Sel ajal oli ta Võrumaa Päästeamet. Siuke nimi oli kunagi vist. Vist oli. Väljalaske aasta on seal autol? 86. Ja läbisõit on tal? Ma arvan, 20 000. Ikka päris uus?
noh, tuletõrje autot ei saa võtta ju kilometraaži järgi, et tööd on ta teinud mehe moodi. No esirehvide järgi vaadates veel nii-öelda käänteiled läbi ei ole või? Aga need on uued rehvid. Hetkel oleme Misso vabatahtlike nii-öelda meeskonnaruumis, kus käib meil iga reede koosolek, kes saab tulla, see saab tulla, kes ei saa tulla, tuleb eelnevalt, paneb ennast tahvli peale kirja, mis päeval tema valves saab olla. Ja valvevahetuse üleandmine käib meil ka iga hommik kell 8. Eelmine mees tuleb siia, uus mees tuleb siia ja häirekeskus teavitab meid telefoni kaudu nagu kõiki vabatahtlikke. Ja see telefon käibki käest kätte, see päev, kes valves on, selle käes on telefon ja see mees, kes on valves, see ise otsib endale tõrjuja kõrvale. Et ühesõnaga eelnevalt lepib kokku, kes see päev saab olla valves, kellega ta saab välja sõita. Aga mehed on ikkagi koduses valves või on siin? Mehed on koduses valves. Sellest enamus mehi ongi siit Alevi pealt, mõned on natukene eemal, 2 kilomeetrit. Aga 10 minutiga jõuavad need. Ja täna on võidupäev 23. juuni ja viimane väljakutse oli? Eile öösel. Põles jaanitulest süttinud puu. Suur tammepuu läks umbes 6 meetri kõrguselt põlema keskelt. Ja mehed jõudsid ilusti kenasti 20 minutiga kohale ja võtsid tule maha ja... Aga see oli kui kaugel siit? Sinna on 12 kilomeetrit. Et 10 reageerimiseks, 10 sõiduks ja... No nagu on ikka arvestuslikult, et kilomeeter ja minut. See hoone oli eelnevalt kultuurimaja bussigaraaž. Ja selle me saime 2009. aastal vallavalitsuse käest enda kätte. Siis sai tehtud ka see otsa see väike ruumikene, et ei oleks päris garaaži all istumist, et oleks ikkagi eraldatud ruum. Aga siin pildi peal praegu on sul 66 ka, see 66 on... 66 on meil Misso savitööstuse laohoones praegu seisab, kuna tal on paak katki, et vana masin läbi roostetanud. Aga see 66 on nüüd Misso enda nõukogude ajal saadud auto? Jah, Sofoos sai selle auto endale, ma võin nüüd eksida, kas oli 84 või 86 aasta. Et selle toomisega on üks suke huvitav seik, et mehed käisid Tallinnas järel ja kuskil Põltsamaa kandis oli busskraavi sõitnud. Ja tagant tossas ja tuletõrje värvides auto sõidab mööda, pidasid kinni ja rahvas muidugi kõik paaniliselt, et andke vett, et kustutame ära, aga täitsa tühi auto oli, et mitte midagi ei olnud vett peale, mitte midagi. Isegi paagis olid veel seal, mis tol ajal kaasas olid, need mutrivõtmed, värgid, särgid, et need olid kõik paagis sees, et oli nii uus asi. Aga õnneks ei olnud midagi hullu, et saadi seal mingite bussi enda pulberkustutitega vist hakkama seekord. Ja, et meie raudvara, kes on meil siin kõik aeg seda päästeteemat üleval hoidnud Mati Tarro, et tema sellel autol järel käis ja ta on siiamaani meil kõige nii-öelda aktiivsem liige. Selles mõttes, et mees teab asju. See tänane siis Misso pritsumeeste käes olev depoo on aasta läbi köetav? Jah, selle eest müts maha ja suur tänu vallavalitsusele, kes ei küsi meie käest kütte eest raha ja ka elektri eest ei küsi raha. Aga kütte tuleb siin nüüd kuidas? See on gaasikütte ja katlamaja on vallamajast nagu seal vähe eemal olnud.
ja gaas tuleb meile sõbralikust riigist? Meile sõbralikust Venemaalt. Aga maja iseenesest sooja peab ja? Ei pea. Maja sooja ei pea? Et ikka talvel, kui ikka -30 on, siis on siin nibin-nabin plusskraadid sees, et me oleme kütnud elektriga juurde, elektripuhuriga. Oleme taotlenud raha just soojustamise jaoks. Aga hetkel ei ole õnnestunud, aga meie oma jonni ei jätta, me taotleme veel ja veel ja veel, nii kaugu me saame. Siinkohal on paslik muidugi märkida, mis on vabatahtliku üksusena 3. grupi komando. Ta on kaugemal kui 15 minutit lähimast kutselisest. Just. Täna on see depoo teil ühekorruseline, ees on auto ja taga on siis väikene selline meeskonnaruum, aga mõtted ja plaanid on teil millised? Mõtted, plaanid on, et ehitada siia ka teine korrus peale, kuhu saaks ühe suurema saali teha. See praegu juba läheb kitsaks meestega, et neil oleks vaja nagu ka lastele mingid ringe, et nad vähekenegi tunneksid huvi, kui langevad ära siit, isegi mina võin kunagi ära langeda, et oleks ka uus järelkasv tulemas. Täna teil noorteringi tegevust ei ole? Ei ole. Aga siit Misso ümbert lapsi, kellega toimetada, neid veel on? Neid on küll vähe, aga no kui need vähesedki saaksid Tuletere pisiku? Jah, sisse. Aga Misso pritsumehed siis näiteks Võru maakonna võistlustel on ka vahest käinud, ei ole? Me oleme käinud siin Rõuges võistlemas, aga kuidas öelda, vanemad mehed kõik, keegi viitsi on joosta ja tormata võistlemise nimel. Aga see, et Misso pritsumeeste alt mingisugune kas mootorpumba argnemine või mingi sporditegevus lahti läheks, millest sa arvad, et kõige rohkem teil puudust on? On see teadmised, on see kogemus või julgustus? Või? Puudus on aktiivsetest noortest meestest. No reisis olite ju 4 kohal, ei olnud keegi väga nagu karkudega ei kõndinud, et kuidas noored mehed? Noored mehed küll, aga nad ongi võimsad nädalavahetustel end siin. Aga selleks, et näiteks lastega, need, kes olemas on siin kuskil, nendega tegeleda ja nemad panna mingisugust toredale sporti tegema, selle jaoks arvad, et oleks mida vaja? Kas pigem teadmisi, pigem varustust, pigem julgustust? Ma arvan, et jääb ikka et kui sporti teha nende spordivahenditega, siis nende vahendite puudus on just. Et ju ei kasuta keegi suuri voolikuid, värke-särke, et ju on need rihmad ja... Aga motopumbaga hargnemist, selleks on meil isegi asjad kõik olemas. Ei näe üldse põhjust, et me ei saaks sellega tegeleda. Teil nõukogude aegset MP800 ei ole enam alles? Ei. Teil on nüüd nii-öelda Taani oma? Uus punkt, nii ta on 64. aastast. Erakordselt uus. Mõnevõrra kasutatum kui KAS 66.